Asjade internetti on kõige parem kirjeldada näidete abil. Näiteks meil igalühel on omal käes nutikell, mis siis suudab erinevate sensorite abiga tuvastada näiteks, kas me oleme piisavalt palju liikunud päeva jooksul. Samamoodi suudab ta aru saada, mis tüüpi liikumist me teeme. Näiteks jookseme, sõidame jalgrattaga või suusatame. Samamoodi ka kodus on meil erinevaid palju nutikaid lahendusi. Ja näiteks võtame kas või kütteseadmed, mis suudavad näiteks elektri hinna järgi ise aru saada, millal on kõige odavam kodu kütta. Ja samal ajal võtavad nad arvesse ka siis ilmainfo, näiteks kui külm on või kui palju tuult puhub. Teine suurem valdkond asjade internetis on tark linn, kus meie linnakeskkond on juba praegu täis erinevaid sensoreid. Võtame näiteks kas või valgusfoorid, mis on varustatud sensoritega, mis saavad aru, kui palju autosid liigub ja siis selle järgi reguleerivad fooritsükleid. Ja näiteks ka täna valguslambid on juba nutikaks saanud, kus nad saavad aru, kui inimene seal ligiduses liigub, lülitab ennast sisse ja peale seda, kui inimene on eemaldunud, lülitavad ennast automaatselt välja. Sellega suudavad nad siis optimiseerida energiakasutust. Samamoodi on näiteks meil arenduses ka ühe ettevõtte poolt Eestis nutikas liiklusmärk, mis siis ajameelsa jalakäijale annab teada, et kui auto hakkab lähenema ja visuaalselt siis inimene saab teada, et ära praegu üle tee mine. Samamoodi tulevikus hakkavad kõik need seadmed üksteisega suhtlema, mille eesmärk on suurendada turvalisust ja muuta meie liiklus sujuvamaks. Selleks võivad olla meie isesõitvad autod, pakirobotid, nutikas liiklusmärgid ja tänavalgustus. Kui võtta kokku ja püüda defineerida asjade interneti definitsioon ehk siis IoT, siis see on siis nutistu, ehk siis tal on ka teine nimi veel värkvõrk, mis on asjade võrk, kus nad on omavahel seotud, nad suhtlevad üksteisega ja vahetavad informatsiooni ja täidavad siis koos ülesandeid. Ma toon mõned näited, näiteks efektiivne ajakasutus, kus me saame igapäevased tüütud tegevused jätta arvutite teha. Võtame kas või näiteks poest nutikassas tasumine, mis jätab ostuprotsessi kontrollimise täielikult arvutite teha. Ka kulude optimeerimine võib vabalt asjade interneti alla minna. Näiteks tootmisettevõte automatiseerib oma toodete kvaliteedi kontrolli niimoodi, et sensorid kontrollivad liini peal tulevaid tooteid ja teevad kindlaks need olulised parameetrid, millele toode peab vastama ning suudavad sisuliselt sekundi murdosa jooksul juba aru saada, kas see toode on defektne või mitte. Ka turvalisus on oluline asi. Näiteks oluline on see, et need seadmed, nutikad seadmed, mis meie ümber mõõdavad terviseandmeid, suudaksid nad teha seda turvaliselt ja et kõrvalised isikud ei saaks pealt kuulata, mis andmeid saadetakse. Samamoodi ka näiteks meie isesõitvad sõidukid, mis tulevikus tulevad, et neid ei saaks üle võtta, need juhtimist ei saaks üle võtta ja nad suudaksid omavahel teha ise otsuseid ilma inimese vahele sekkumata. Kuigi asjade interneti lahendused teevad meie elu lihtsamaks, on neil siiski küllalt palju puuduseid, kuna tegemist on üsna uue valdkonnaga. Näiteks turvalisus, kus süsteemi võib osaliselt saada ligi inimene, kes saab teha päringuid sinna ja saada andmetele ligi, kuhu ta ei peaks saama. Ja selle abil näiteks võib võtta ka üle näiteks masina juhtimise.
töökindlus on üks oluline aspekt jälle, mis on tegelikult tingitud väga suuresti sellest, et meie uute lahenduste väljatöötamine käib väga suure hooga. Ja selleks, et näiteks kui leitakse mingisugusel arendatud seadmel mingisugune viga või probleem, mida on vaja lahendada, siis tihti juhtub nii, et mõne kuu pärast on sellest samast seadmest juba olemas uus versioon, mis siis tingib selle, et kasutaja peab hakkama võib-olla hoopis uut seadet ostma ja oma raha kulutama selle peale jälle. Kasutusmugavus, mis on üks oluline asi veel ja avaldub tihti üsna keerukas ümberseadistamises ja kasutamises. Näiteks võtame nutitelefonid, kus vanem põlvkond tihti on üsna hädas nutitelefoni kasutamisega. Tihti tuleb sinna peale igasugu huvitavaid teateid, millest vahel saavad aru ainult IT-ga kodus olevad inimesed. TalTechi asjade internetikeskuse eesmärk on koondada endasse TalTechi erinevad kompetentsid ja rakendada neid siis erinevates projektides. Meie põhilised tegevused on nutikate sensorlahenduste arendamine, kus me koondame, kombineerime siis erinevaid mõõtetulemusi erinevatelt sensoritelt ja mille tulemusena siis tehakse otsused. Ja selleks me kasutame erinevaid masinõppe algoritme, tehisintelligentsi ja kindlasti me paneme suurt tähelepanu ka sellele, kus me uue seadme või lahenduse väljatöötamisel peame meeles, et need oleksid turvalised, töökindlad ja kasutajasõbralikud. Ja näiteks paar huvitavamat meie hiljutist projekti, milles me oleme osalenud, on näiteks targa töörõiva väljaarendus koostöös Protexiga. Ja näiteks samuti oleme ka kaasatud meie TalTechi esimese isesõitva auto arendamisse koostöös inseneriteaduskonnaga. Ja projektide elluviimises lisaks ka teadlastele on kaasatud ka meie parimad tudengid, kes tihti saavad sellest ka oma elu esimese praktilise kogemuse reaalsetes arendusprojektides. Loe lähemalt meie IoT blogist või tule meie juurde õppima ja saa osa keskuse tulevikku kujundavatest tegevustest.